Nii, tere hommikust! Hakkame webinariga pihta. Registreerimisi on nüüd 90 juba, 10 tükki on jäänud 100-ni, väga hea tulemus. Vaatame siis, kuidas kõik mis liigus, kuhu võiks minna. Minu arvates näitan oma tehingud ka, mis ma olen siin selles TV3 projekti raames teinud. Ja hakkame pihta Eurostiga, pole ammu seda asja vaadanud alguses, nii et alustame täitsa klassikalise paariga. Meil siin suuremal timeframe'i peal on selline tunne, et see 4. laine korrektsioon on siin ära lõppenud, vist suure tõenäosusega, ja on juba alanud see kasv selles kaua oodatud 5. nädala laines siia päris pikalt ülesse. Kui see nii on, siis euro on nüüd suunatud juba 1.22, 1.25, umbes sinna päris pikalt ülesse. Aga see kõik on veel praegu väikse küsimärgi all, sest peame vaatama siin väiksemat timeframe'i ja siin päris mõned küsimused on veel olemas. Meil on see, kui see on esimene laine ja see on 316 pippi, siis see liikumine siit peab veel kestma 85 pippi. Ehk see liikumine siin praegu peab lõppema siin 1.20, 10, 1.22. Oot siia peab. Nii et siin mingit pausi ei tohi tulla. Siit peab see liikumine siia veel päris kõvasti ülespoole ka minema. Et siis vaatame, mis siit saab. Ainult siis saab öelda, et kogu asi on valmis. Juhul, kui see asi hakkab siit allapoole vajuma, siis tegelikult kogu see suurem korrektsioon pole veel läbi saanud ja tegelikult siit võib tulla veel üks selline pikk langus siia 1.14 peale. Vaatame. Praegult siis eelmine nädal, mis ma eelmine nädal tegin, siis olid need tehingud, meil oli järgmised tehingud. Esimene tehing oli avatud mul siin 20. november. Ma siis seda hommikupoole liikumist ei teinud. Ma ootasin tagasitõmmet ja siis mõtlesin, et lähen üle selle maksimumi siia pikalt ülesse. Sain siin stop lossi, samas kõik lõppes siin 10 pippi veel allapoole ja siit hakkas juba ülespoole tõusma. Ja mis ma siin juba otsustasin tegema, ma siin hakkasin natukene tegin, et ma siin pippisin täiega, et siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tehingut, kõik pipsisin. Ja siis reede õhtune tehing ma ikkagi pärast 5 ei kauple, siis ei kaubelnud seda tõusuga kätte ma ei saanud. Et siin on veel suured küsimärgid, mis asi, millega siin tegu on. Siin peab veel asi kasvama ja veel päris pikalt peab kasvama, nii et kui siit hakkab langus, siis tegelikult kogu see asi on lihtsalt kolmik ja pärast seda tuleb veel üks langus ja siis ta tuleb päris pikaajaline langus ja siis läheb kuskil siia. Kui ta ei ole praegu kasvavas joones, et siis tuleb mingi 1.14, 1.13, 5. Kui siit hakkab langus pihta, aga see langus siis võtab väga pikka aega, et tegelikult me siin juba tegime korrektsiooni 2 kuud. Sellest piisab ikkagi. Ma arvan, et ikkagi peab see kasv algama, et ma arvan, et siin on väike tõenäosus, et hakkab siia veel allapoole vajuma. Ainuke küsimärk on siis järgmine. Siin allpool see osa, teen ta mingit teist värvi praegult. Oi, ei ole nähtav. Oota. Teen ta selliseks. Nii.
see osa on suur küsimärk, siin ei ole impulsit. No impulss. See on väike selline küsimärk, sest oleks umbes selline liikumine toimunud siin allpool, siis küsimusi poleks, siis arvatavasti mingi 89% tõenäoliselt see asi hakkas kasvama. Aga siin üldse, isegi M5 peal ei ole mitte midagi, siin on mingi abrakadabra sees, millest on väga keeruline aru saada ja lihtsalt siis tuleb plaks üles, et see on täitsa selline huvitav variant. No, aga vaatame, mis siit saab, et siin pigem pipsiks praegu edasi ülespoole, et on vaja kinnituse saada, kas on tegu kolmandaga või mitte. Tegelikult ta liigub siin päris kiiresti, et ikkagi see osa, see ikkagi on halb värv. Okei, see osa on ikkagi kolmanda laine moodi. Ja samas, mis veel soosib meid, on see, et siin Saksamaa on juba Saksamaa pluss teised Euroopa riigid juba, teised EU riigid näitavad head kasvu. See ka nüüd annab meile seda liikumist ülespoole, et siis näitajad, majandusnäitajad nii Saksamaal kui ka teistes Euroopa riikides hakkavad kasvama, mis tähendab seda, et majandus hakkab oma languse kaarest välja minema ja ma arvan, et see annab suure toetuse samamoodi siis europaarile, siis see ka annab toetuse kasvuks. No vaatame, ma arvan, et ma siin lühiajaliselt ikkagi otsustan samamoodi siin osta. Vaatame, mis siit saab. Nii, et euroga on siis lood sellised. Siin vaadake, aga peab jälgima väga pidevalt, mis siin hakkab toimuma. Nii, järgmine paar on siis kõige hullem, mis saab olla. Ma sain oma lokid maha. Ma sain oma lukud maha võtta ja ei ole rohkem mul neid allpool tehinguid. Läks maksma mulle natukene liiga palju, aga kõik puhas, kõik ok, et kõige suured kaotused siis novembris just naellusti paari peal ei läinud alla. Sellist asja nagu siin on, ma pole juba väga pikka aega näinud, ma arvan ka teie pole näinud, kus nael lihtsalt seisab diapasoonis 2 kuud. Ma ikkagi arvan, et nüüd see tõuse siin on 100% korrektsioon. Ta ei saa olla mingisugune liikuv laine olla, lihtsalt pressisid, mis pressisid, aga kõik kauplejad peavad meeles detsember ja jällegi Brexiti läbi rääkimiste lõpp. Iga kord, kui läbirääkimistest oli jutt, siis nael ka langes selle peal. Lühiajaliselt, aga langes. Et siis see kõik ikkagi hakkab seda naela allapoole suruma. Nii selline plaan on. Nüüd tegelikult ongi see, et siin üleval veel on natuke keeruline seda müüa. Arvan, et kui siia kuskil hakkab vajuma, päris kiiresti, et mitte nii aeglaselt, nagu see praegult on. Et ma arvan, selleks, et müüa, on vaja midagi kiiret allapoole liikumist saada ja siis ka müüa. Et siin näete, see küünal oli mingi teema Brexitiga, siin ka, aga kõik taastub ja läks üles. Nii et siin pidevalt lihtsalt jälgin seda, mis nagu siit välja tuleb. Aga ootan midagi sellist musta, siis saab ka siin teha tehinguid. Vot selline lugu. Et siis siin plaan lihtne, praegult mitte kaubelda ja kaubelda siis, kui juba on midagi tekkinud siia palju huvitavat.
et ikkagi vaatan siin suures perspektiivis päris pikalt alla. Lihtsalt praegult kardan sisse minna, et kogu see suurem struktuur on siin ära lõppenud ja vaatan, mis siit saab. Et ikkagi suures lõikes, huvitav, kuhu kõik kadus ära. Okei, kuhu kõik kadus kuskil ära. Nii siis. Vaatame, mis siit saab, aga ikkagi ma mõtlesin, et läheb siia 1.34 kuni 1.34.2, aga vist nii kõrgele ei lasta. Ma siis number 2 panin siia 1.34.2. Et siis vaatame, kas siit juba, siin juba ületasime seda ka ja siin kui joonistada seda, siis siin tuleb päris selline ilus klassikaline kanal, kes julgeb, see võib juba müüki panna, stop loss siis siia. Stop loss siia ülesse ja siit juba siia ja päris pikalt alla. Et sõltub sellest, kuidas te tahate seda teha, kas osaliselt või mingi pikaajaline tehing. Ma arvan, siin detsember on tulemas, nii et see langus on varsti ka algamas. Siis me näeme seda naela nõrkust igal pool. Vaatame, kas see on nii või ei ole. Aga vaadates nüüd seda paari, Euro JBP peal, siin mul läks kuidagi väga huvitavalt, ostsin, siis jooksin siin natuke miinusesse ja siis siin panin kinni. Et ma siin kuhu nüüd siin kõik kadus? Jumal küll. Siit alt ma juba vaatan ülesse ja meil on väga tugev vastupanutsoon 0.9, 0.12. Ta võib siin igasugused asju teha, aga isegi kui ta nüüd nii teeb, kõik need korrektsioonid, mis siin on, ma ikkagi hakkan kasutama ostu jaoks ja selleks, et selle paari peal ka, ma ei tea, kuhu kõik kadus ära. Ja tore jälle, kõik jälle kustus ära. Nii, ma igal pool siin hakkan kasutama korrektsiooni selleks, et ostu tehinguid teha ja siis liikuda üle selle 0.9, 0.12 tsooni. Et see vastupanu pakub siis huvi ostjate jaoks ja mingi hetk, ma arvan, siis nad ka lähevad siin pikalt üles. Ja pluss selleks on meil siin ilus impulsslaine, pärast seda oli see kolmas, mis ta siin oli, on kõrgem kui see esimene, siis tuli jällegi keeruline pikk korrektsioon ja ikkagi praegult siit juba siit juba asi vaatab päris pikalt üles. No ja niimoodi ma mõtlen. Autustiga ei mõtle ma mitte midagi. Ta siin liigub ilusas sellises kanalis sees ja siin on vaja teha müüke, aga pippe, võttes arvesse neid pippe ja liikumise, siis aeglaselt liigub ja mõnikord üldse konsolideerib terve nädal. Siin viimane ilus liikuv nädal oli siis oktoobris, siin novembris tegelikult, kui nüüd vaadata seda novembri liikumist, siis hind pole üldse liikunud. Läks üles, läks alla ja tegelikult on hetkel sama koha peal. Hetkel nagu selline langus on sellise pausi all. Aga vot see on huvitavam, palju huvitavam paar. Ma siin proovisin müüa siit. Ma mõtlesin, kogu asi nagu langeb veel, et siit kui vaadata, siis siit pidi edasi langema, aga tuli sisse suurem korrektsioon sisse ja ikkagi ma loodan, et siit läheb sinna allapoole, et see NSD on ikkagi suht nõrk. Miks ta läheb allapoole, sest ma siin aud NSD peal siis vaatan seda asja niimoodi, et siit peaks tulema selline kasv siia. See peaks endaga kaasa tooma seda NSD nõrkust ja alles siis tuleb siit see langus veel, et see korrektsioon, mis siin käima läks aud NSD paaris, ta pole veel läbi
ja ta kestab samamoodi nagu ka Euro-Ustis, et siin on sama lugu, et siin 1 kuu juba kestis korrektsioon, veel natuke ja veel natuke, et see 4. laine kipub alati natukene pikk olema. Ja ma siin natukene proovisin edasi-tagasi, siin on ka see on Heleni tehing, hästi läks, ja siin on minu tehing, see ka läks, aga tegelikult näete ise, mingit liikumist üldse ei toimu. Praegult on vaja mingit driverit selleks, et paar siin liikus kas ülespoole või allapoole, et siin samamoodi keeruline panustada. Nii alla kui üles võib praegult see paar kohe minna. Aga suuremad tõenäosusega ikka alguses siia ja see endaga kaasa toob seda langust siin NSD Ustis selles põhipaaris. No ootan seda väga tugevalt, et tahan ikkagi siit midagi kätte saada. Vahet pole üles-alla. Igal poole saab neid asju teha. Ja ustkäed rikkus kogu mu plaani ära praegult. Arvatavasti pole veel siin midagi lõppenud. Arvatavasti siit tuleb veel langus. Ja see struktuur, mis ta siin oli, muutub nüüd juba palju keerulisemaks ja tegelikult see liigub siia juba. Ma arvan, et see nüüd on niimoodi, et mingit see korrektsioon muutus natukene raskemaks. Samas ma siin ikkagi üritasin osta, mis ma ostsin. Siin mul läks miinusega, pluss ja siin ma ostsin, läksin plussi ja siis turg pööras ära ja sellest kohast hakkaski Usti nõrkust peale. No suutsin siin kiiresti reageerida ja siis nulli pealt ka kinni tehing panin. Aga ma arvatavasti siin kogu korrektsioon kestab päris veel mitu päeva. Ja alles siis hakkab ülespoole liikuma. Vot selline lugu. Mis siin veel võib tulla? Võib tulla midagi sellist. Aga see on väike tõenäosus. Noh, ma arvan, et kolmnurka siit ei peaks tulema. Et see on väike tõenäosus. Praegult ikkagi lihtsalt surume siit sellest 1.26 tasemest allapoole ja siin kuskil jääme seisma. 1.26 midagi. Siin jääme seisma ja siis siit juba hakkame ikkagi üles liikuma. No vaatame, et siin kõik olukord muutis ja peab nüüd lihtsalt jälgima, et milleks teha jällegi tehinguid seal, kus pole seda üldse vaja teha. Ustijeen, see ikka mängib minu närvidega täiega. Näete, ma tegin siin oste selle kasvu peal. Siin selle kasvu peal tegin ostu. Siis ta siin langes natuke, siis hakkas tõusma, ma panin veel juurde. Ja siis stop loss panin siia. Ma alati ei pane siia täpselt miinimumi peale, muidu see maksab ekstra raha mulle. Ja siin ta liikus päris pikalt allapoole. Noh, mis saab öelda? See on kindel korrektsioon. Jeeni hetkel ostetakse päris tugevalt. Ja jällegi ei saa aru, et miks ta siin nii pidevalt allapoole vajub. Ikkagi ühel hetkel peab siit tulema lihtsalt selline ühesuunaline liikumine ülesse. Aga millal ta nüüd hakkab, seda nüüd ma ei oska arvata. Siin ka see osa ei ole mingi start, arvatavasti siit tuleb veel langus. Arvatavasti vajub veel ja miks ta veel vajub? Okei, siin euro-jeen, jah, ta siin on suht keeruline. Ta tegi seda allapoole liikumist, praegult on siis see joon aktiivne juba. Vaatan, mis siin on. Siin on nüüd niimoodi. Helen tegi suurepärase ostu selle koha peal ja fikseeris siin oma 100 pipi kätte, et see oli tal nädala parim tehing Helenil. Ma olin ülirõõm tema. Paljud treiderid pakuvad Usti langust vähem. Mina praegult on siis 111.4, 110.20. No vaatame.
vaatame 110.20. 110.20. See on siin. Niimoodi, mida see võiks meile tuua? No ja. Nii, tark mõte. Nii, väga hästi, et me siin kõik koos räägime. 110.20 võrdub siis 61,8% retracementiga ja tegelikult jah, kui siin väga targalt kaubelda, siis enne seda taseme jõudmiseni pole mõtet siin torkida ülesse. Las ta siin langeb, ta nagunii, see, mis struktuur, mis ta siin on, räägib ainult ühest, langeb edasi ja see tähendab ühte asja. Ta nagunii langeb siia 110 kanti, 110.80 ja siis, kuna see on väga ilus number selline, 61,8% korrektsioonist, siis miks mitte ka siin edasi langeda. Täitsa võimalik. See kasv, mis ta siin oli, lõppes siin ära ja väga vabalt võib langeda. Et tegelikult siin on võimalus kaubelda allapoole. Praegult, et see korrektsioon siin kestab. Ma olen nõus sellega, et ma liitun selle laagriga, kauplejate laagriga, kes vaatab siia allapoole. Miks veel? Sest näiteks kui vaadata seda naelieni, no naelien on siin praegult joonistamas üles-alla, päeva sees neid asju. No miks ta nii teeb, sest põhipaar ei taha veel oma langust alustada. Nii kui põhipaar alustab oma langust, tegelikult siin naelien on täitsa valmis selleks suureks languseks, mis toob ka selle uustjeenis ka suure languse. Et siin jällegi istume ja vaatame. Et nii kui põhipaar langeb, siis ka langeb naelien. Ta on siin väga küps selle languse jaoks, aga see kasv põhipaaris ei anna meil seda võimalust siin pikalt allapoole kaubelda. Ikkagi peaks siia alla 145 midagi langeda. Noh, vaatame siin nädal alles algas. Põhitähelepanu on siis need Brexiti läbirääkimised siin detsembrikuus. Et arvatavasti enne seda paar ikkagi teeb neid siksakiliseid liikumisi päeva sees või siis üks päev kasvab, teine päev sama palju langeb, siis jälle kasvab. Siin on väga keeruline, kui sellist pilti näete, siis otse loomulikult ei kauple. Nii, euroaud tegi oma need liikumised ära siin üleval. Ja hetkel võib tekkida olukord, kus natukene võib aud olla tugevam kui euro, aga samas, kui nüüd vaadata siin suuremat graafikut, siis ta juba on liikumas päris pikalt siia ülespoole. Aud, ja mis ma veel vaatasin, tegelikult aud siin 2000-tes maksis siis 1,56 kuni 1,77, et tegelikult see õige audi väärtus tuleb tagasi. Siin, see on siis õige audi väärtus, see on siis true aud väärtus, no true aud hind, et siis see vahemik 1,55, 1,75. Kui nüüd vaadata siin ta siis ka oli, siis ühel hetkel liikus üles ja siis alla, aga tegelikult midagi sellist nagu euronokk või eurosekk, et ta seal ühes koridoris liigub ja lihtsalt mõnikord läheb sellest koridorist välja, mõnikord läheb alla. Siin samamoodi hakkab siia sellesse suuremasse koridori sisse minema. Et siin on täitsa ilus võimalus veel kauplemiseks ja see aud ikkagi arvatavasti läheb ka siia, sest iseenesest audust on langevas trendis ja euroust on siin pausi peal ja on kasvavas trendis. Nii et kõik kokku, kui panna, siis otse loomulikult hind läheb siin, see on pika graafiku peal läheb siia. Väiksema graafiku peal praegult hind juba tegi ülisuure liikumise ja siin võib alata iga hetk mingisugune konsolideerimine, mis nagu ei soosi üldse kauplemist. Selline lugu. Eurokäed
eurokäed siis veel ei läinud siit läbi, veel sellest tasemest ei läinud läbi, millest tuli juttu juba juunikuus, kuskil siin augustikuus ma pakkusin, et läheb üles, otsustas veel allapoole minna, pika korrektsiooni teha. Siin on veel täitsa hea võimalus kauplemiseks. Otse loomulikult nad lähevad väga varsti sellest 1.52-1.58 tasemest ka läbi ja siis lähevad päris ilusti siin üles. Et siin on 1.55 ja nii edasi, et siis siin on otse loomulikult siin ma arvatavasti korrektsiooni peal. Kui ta siin tuleb, siis ma siin korrektsiooni peal ostan stop-lossid kuskil. No nii pikalt alla ei pane stop-loss, siis jah, umbes siia läheb. Mingi 50-70 pippi krossi jaoks on see paras stop-lossi tase. Ja siit siis lähen juba proovin üles minna ja siit teha seda püramiidi. Tegelikult see õige hetk püramiidi ehitamiseks oli juba siin, aga no mis teha, ei meeldi, ei istu mulle need krossid, nii et siit juba hakkan siin midagi välja mõtlema. Nii, AUD-NSD-d vaatasime siin, ootame seda liikumist. Euro-rublat, kes kaupleb euro-rublad, siis siin ta läks üles, tegi jällegi korrektsiooni ja kuna ta naftast nüüd ei sõltu üldse mitte kuidagi moodi, siis ma arvan siin selle aasta lõpu poole hakkab pihta see langus siin siia ülesse ja siit liigub päris pikalt üles, et ta siin nii korrektsioonid kui ka põhiliikumised on suht suured, päris suured ja siin ka olge ettevaatlikud, rublal on teine võimendus. Kui teil on mingi 1.500 peale, siis rublaga see läbi ei lähe, siin ta automaatselt on vist 1.20 või 1.100 on siin automaatselt võimendus. Siin olge ettevaatlikud nendel, kellel on sellised keskmise suuruse kontod. Nii ja kuld. Hästi, et ma selle kullaga mitte midagi ette ei võtnud eelmine nädala algus, sest kohe pärast webinari tuli langus. Kohe pärast webinari siin tuli langus ja see oli küll väga huvitav. Tuli langus, siis tuli tagasi kasv. Ma ikka vaatan seda asja sellisel kujul. Ta ikkagi läheb siia ülesse. See struktuur, mida ta siin teeb, on väga sarnane sellega, mis tegi, näete, üles alla, siis siit tõuseb. Kui nüüd vaadata ühte teist paari, kus ma kaotasin raha, siis siin on samasugune liikumine, et siis alla, üles, peaaegu läbi ja siis siit tõusis üles. Et siin sama keeruline liikumine ka kulla sees ja siin rahulikult, kuna alla ei lähe, siis sellisel siksakilisel kujul arvatavasti läheb ikkagi siia 1310. Eelmine nädal pakkusin seda 1310 ja see nädal ka pakun seda. Ja nüüd juba vist mina hakkan kauplema siis umbes siit. Teen siin väikse ootan ja hakkan kauplema mingi 1300 pealt. Siis mingi stop-loss siis on ja vaatame. Kas 1290 või natuke väiksem. Praegult otse loomulikult ei taha osta, võib minna nii üles kui alla. Ega ma ennustaja mängu mängida ei taha, sellepärast ootan siis veel siin natukene seda liikumist, mis ta siin teeb ja alles siis ka teen tehinguid. Enne seda ma siin kauplema kindlasti ei hakka. Nii, nafta. Siis ilusti läks siit, põrkas sellest 54-st ja eelmine nädal juba kasvas päris pikalt. Kes kaupleb naftat, siis siin tuli väga hea tulemus ja siit, nagu ma ütlesin,
60 on kindlasti tulemas. See juba on meil tehtud. Siis 60 on siin väga kindlasti tulemas. Ja otse loomulikult siit on tulemas ka palju rohkem. Varsti meil siin 1,50 95 bensu hakkab maksma. Siin seda tõus on siin päris pikalt veel tulemas. See tõus siin on ikkagi alanud ja alanud väga jõuliselt. Siis väga selline tugev. No siin kuidas vaadata, et see tegelikult siin on ta nüüd natuke teise nurga all ka see liikumine, siis see väga terav liikumine ja arvatavasti siin väike korrektsioon ja jälle üles, et siis pole midagi karta, kes praegult paneb ja satub korrektsiooni peale, ega siin paanikat ei tohi tekkida. Nii, küsimus. Pakuti, et aasta lõpuks maksab 80. No see on uskumatu, aga nafta on selline loll, et võib ka ühe kuuga kasvata siin palju. 21 ja 21 susti. Väga võib olla. Need on väga optimistlikud sellised numbrid 80. Et realistlikult, kui vaadata ikkagi, ma pakuks ka aasta lõpuks 62, 61, 62 pakuks. Kui ta nii sellises vaimus jätkub, siis jah, siis ka 75 ja 80 täitsa võimalik. Aga ikkagi ma arvan, et nii kiiresti, suht vaadata seda, et jah, siin kasvab päris kiiresti, siin jälle hakkas kasvama päris kiiresti, mingit stoppi teha ei taha, lihtsalt ülesse ja ülesse. Aga ikkagi olge ettevaatlikud, et see pikk liikumine ja alati võib siin naftas tulla ka sügav korrektsioon. Kaubelge siin varuga. Pole vaja panna siin need tavalise mahuga tehingud, millega te teete. Kaubelge varuga ja olge lihtsalt valmis siin, kui sa siit paned, siis ole nõus siin veel juurde panema ja ära karda seda ekraani peal seda olevat miinust. Kasvavas trendis nafta käitub vastavalt trendile. Ka ta ikkagi kasvab siin päris pikalt üles. Selline lugu, et siis naftaga on suht pilt selge. Vaatame veel kord, mis meid siin hoiab. Meid ei hoia siin mitte midagi ja üldse trendi selliseks muutmiseks on vaja siis läbida seda taset. Siis on nagu trendi pöördemoment trendis on siis 63 selline, siis siit juba arvatavasti läheb pikalt üles. Nii, indeksid ja Dow Jones siin jätkab oma sellist korrektsioonilist teed, aga arvatavasti tegelikult siit alt eelmine nädal just lõppes see korrektsiooniline moment ära ja siit ta on juba alanud jällegi seda vaadake, nii ilusat kasvu kui on võimalik. Siin ta tegi meil mida? Siin tekkis selline väga hea pennanti struktuur. See oli siis meil pennant, kes kaupleb indekseid, siis see pidi siin päris hästi teenima. Siin ka edaspidi ülesse nüüd jälle. Up we go ja läheme ilusasti ülesse päris pikalt, et siin jällegi uued rekordid on tulemas siin. Ma arvan, mis veel neid rekordeid võib tuua, on siis jällegi korporatsioonide kvartalite aruanne, mis peaks olema jällegi hea. Keegi halba sealt ei oota. Sealt võiks tulla kasv. See Dow Jones peaks siit päris pikalt jällegi ülesse kasvama. Samamoodi S&P ja Nasdaq, aga Dow Jonesis on kõige suurem rahahulk. DAX ei liigu. Ja DAX siin pead ja õlad ta ei tee, sest jällegi parem õlg on kõrgem kui vasak ja ei liigu ta mitte kuskile, et need Euroopa aktsiad ei taha mingit trendi näidata.
pikem trend ülesse, aga see siin seisak ei ole hea, siis ärme seda isegi vaata, et samamoodi ka FTSE-t, aga vot siin saab vaadata Jaapani teema. Ja Jaapani teema on siis selline, mis me siin näeme. Me siin näeme midagi väga huvitavat. Ma küll väga kahtlen, et see on küll päris õige, aga miks mitte. Kogu korrektsioon võib lõppeda, kogu korrektsioon võib lõppeda alati, kui see on tegu mingisuguse 4. lainega, siis siin lõppkokkuvõttest võib tulla selline kolmnurk. Ja hetkel tegelikult siin on väga klassikaline kolmnurk. Me oleme hetkel selles kolmnurga keskel, kellele meeldib siin ekstreemaalseid tehinguid teha, see ostab praegult stop-loss, siis siin on just see klassikaline variant, kuna tegu on kasvava trendiga, siis ka läbilöök peab olema meil seal ülesse. Nii, stop-loss siin on siis 22.40. No ja take profit, maksimaalne take profit on siis milline? 580. 580 on siin. 23. Nii, take profit. Take profit 23, 250. Vot selline, näete, teil on võimalus siis praegult ülihea tehing. No nii magusat tehingut pole ammu näinud. Riskisuhe 1,8. Näete, siia ja take profit siin. Ise näete vahet. Vot selline lugu. Nii, kui tegu on siis arvatavasti kolmnurgaga, siis siit võib tulla väga suurt liikumist. Näete, mis ma leidsin. Pole ammu, ma Nikkeiga teen mingi ma Nikkeiga teen ühe tehingu aastas ja arvatavasti nüüd ongi see aeg kätte saanud, millal ma siis Nikkeiga teen seda tehingu. Siis siia, niimoodi. Kui hea. Veendume selle, et tegu on, kui nüüd siit hakkas pihta, ei mahu ära. Siit hakkas kasv pihta, siit jällegi uus kasv. Pikk. Kui tegu on siis sellise suurema 4. lainega, siis jah, praegult on see õige moment. Vaatame, ma arvatavasti kohe sisse ei lähe, ma ikkagi lähen siin sisse. Ma lähen siin. Kui ta teeb läbilöögi, siis selle koha peal lähen sisse 22. Jah, ma siin pigem ei võta, ma lähen 22,650, umbes seal. Nii, vot siin vist ma lähen sisse. Ma ikkagi siin kardan. Kas kulal D1 peal samuti kolmnurk? Ja kohe läheme. Nii, hästi, et me siin palju küsimusi küsime. Nii, Nikkeiga olukord selge, et siis agressiivsemad kauplejad panevad sisse praegult. Mina chicken panen natukene üleval pool. Nii, kuld. Siis kuld. Nii, daily. Nii, daily. Vaatame seda asja daily peal. Nii, daily peal, kui nüüd seda asja vaadata. Nii, daily peal, kui nüüd niimoodi panna. Nii, kui nüüd daily peal niimoodi panna ja kui niimoodi panna. Nii, üks variant võib see täitsa võib olla. See täitsa võib olla. See täitsa võib olla. Nii, hea mõte. Ja.
Kirjutage kõik, mul oli sünnipäev laupäeval. Nii siis, see on hea mõte jah, et siis no mis siin juhtus, okei. Jah, see on täitsa mõtet pakkuv variant siis. Ei, aitäh. Nii, kui nüüd tegu on kolmnurgaga, siis peaks langus tulema. Ja alles siis peaks tõus tulema. Ei kao see alumine asi ära, okei. Aitäh. Nii, niimoodi, siis jah, hästi, et nägite seda asja, et ma siin kolmnurga peale isegi ei panustanud. Kui nüüd tegu on kolmnurgaga, siis praegult peaks tulema langus ja alles siis peaks tulema see kasv siin ülesse. Et enne seda arvatavasti ei tule siin mitte midagi. Oota, oi. Kui ootame euro-usti langust ja ust-jepi tõus, siis kuld kukub. Siin me eriti seda euro-usti langust ma eriti ei oota. Aga oota, usti-jeeni tõusu ma küll ootan. Aga kuld peabki kukkuma nagunii, et selles mõttes isegi kui ta nüüd lööb läbi sellest kolmnurgast, ma nagunii ootan, ma ei oota siit suurt liikumist. Ta siin alla, kui ta nüüd siia korrektsioon lõpetab ära, siis siit nagunii, no nii pikalt ei, aga 1250 ikka. Vot selline võiks olla see asi. No aga jah, siin samas peame vaatama siin aasta lõikes asi kasvab. Ja kui aasta lõikes vaadata, siis ta ikkagi kuu graafiku peal ta on ikkagi suunatud ülesse. Et see, mis siin toimub väiksematel graafikutel, kus meie kaupleme, seal me saame alla, aga igal juhul suurem trend, weekly trend võidab ära ja pikas perspektiivis nagunii läheb siia 1400 ja 1430 peale. Et nii ta on ikkagi. Nii, ja nüüd viimane rekordi püstitaja. Rekordi püstitaja on siis Bitcoin 9516, nädalavahetusel 1500 usti kasvu. Keegi paneb Bitcoini, ei pane, mina lihtsalt ei saa sellest mitte muhvigi aru. Keegi vist ei tee Bitcoini, jah. Et võimendus siin on 1-5-le. Ei kasva ja siis ühel hetkel teeme püramiidi. 9500. Ja, väga huvitav teema. Ma ei saa, no comments. Lihtsalt no comments, et paneb nagu hull. No paneb vist üles edasi, ega mul siin midagi tarka ei ole välja pakkuda. Arvatavasti siit paneb edasi. Nii, meil on siis paremad võimalused kauplemiseks. Nikkei. Kulda vaatame, mis siit saab, kas kolmnurk või siis minu pakutav variant, kus siis ma siin ostma hakkan. Siis AUD NSD-d siin ei kauple ja kus veel me kaupleme? Austkäedis mitte,
GPB Ustist ootame seda languse starti ja Euro Ustis üritame siin pippida ülespoole, põhikauplemised. 2. veebruar ootakse Amazonilt uudist, et hakatakse Bitcoinit makseteks aktsepteerima. No siis arvatavasti Bitcoin varsti maksab 50 tonni, kui seda aktsepteeritakse. Seda ju hoiti, mitte kui üks hakkab aktsepteerima, siis ka teised hakkavad seda aktsepteerima. Et samm-sammuga siis arvatavasti varsti Bitcoin on üks tugev jõud. Nii et vist peab midagi seal ette võtma ja hakkama ka seal kauplema selles Bitcoinis. Nii, vaatame, et nii, M5, ei tea, siin ta nii palju tõusis juba reedel, aga arvatavasti tõuseb veel. Ma arvan, et ma siin Euro Usti peal edasi jätkan oma seda pippimist ja vaatame, mis siit saab. Vaat selline lugu. Nii siis, hästi, et meid on juba 90, 10 inimest veel ja meid on 100. Siis on vapše ümmargune number. Siis arvan edu meile. Lähme kauplema, pippima ja kolmnurka Nikis kauplema. Selline lugu. Edu meile. Head aega.